Tere, hea sõber! Ja täna ma tahan rääkida sellest, mis on toimunud nüüd eeskätt Ameerikas või ainult Ameerikas, ehk siis Ameerika Ühendriikides, mida on sellest kajastanud meedia ja see osa, mis on rääkimata jäetud, et missugust suurt kahju see võib tekitada ja kindlasti juba tekitab. Jutt on siis täpsemalt suurest hulgast terviseriketest, tervisehädadest, mis augustikuus hakkasid ilmnema Ameerika Ühendriikides ja millele siis meedia väga kiiresti kohe reageeris ja rääkis, et veipimisest tulevad siis nüüd esimesed surmad. Meie meedia tõlkis need koheselt, edastas siis samamoodi need oma uudisteportaalides ja ajalehtedes. Meie kirjutasime, võtsin just postituse lahti, meie kirjutasime 26. august siis ka oma Facebooki lehel ja saatsime ka vastava uudiskirja sellest, et mis juhtus USA-s. Tegemist siis oli mustal turul toodetud, mustal turul müüdud THC kapslitega. Mida tähendab kapsel? Kapsel on siis e-vedeliku kapsel, kus on vedelik juba küttekeha, lihtsalt ta on nagu ühekordne vahetatav, ta ei ole täidetav ega midagi sellist. Neid kapsleid siis toodeti sellise brändingu all nagu Tank ja Tank Vapes oli siis see, kes seda siis tootis. Sellele jõuti tegelikult väga-väga kiiresti jälile ja ka väga kiiresti tehti igasugused testid nendele kapslitele, mis siis ütlesid seda, et need kapslid sisaldavad, ma loengi siit meie samast postitusest ette, California kannabise testimise labori tegevjuht Myron Ronay ütles, et see toode sisaldab suuri koguseid müklobutaniili, mis on fungitsiid. Fungitsiid on agrokemikaal, millega tõrjutakse taimede seenhaigusi. Kui müklobutaniili kuumutada, eraldab see mürgiseid gaase, sealhulgas vesiniktüaniidi. Seda mürki kasutati ka natside gaasikambrites. Nii et selle sisse tõmbamine üksi juba on suur ei. Teine asi, mis nüüd vedelikest sealt leiti, oli, et kõige suurem jama on muidugi see tsüaniid ja loomulikult on väga suur jama ka see, et see vedelik oli õli baasil. Et mitte mingil juhul, mitte kunagi ei tohi ühtegi õli veipida. Sellepärast, et õli vooderdab kopsud, sa tõmbad hingad selle sisse, aga see ei tule sul kopsust enam välja, sellepärast, et ta vooderdab sul kopsu ära ja sul tekivad hingamisraskused, kuna hapniku omastamine on blokeeritud. Et kas täiesti blokeeritud või osaliselt, et seal oligi need haigusjuhtumitega, kus inimesed küll õnneks jäid ellu, neid oli tuhandeid, kus inimesed õnneks küll jäid ellu, aga siiski suure kahju teeb see kopsudele ja kogu organismile, et ajule kindlasti, kuna hapnik on ju vajalik. Kehvem lugu on siis, kui hapnik on täiesti blokeeritud ja tulemuseks on siis täielik hapniku puudus ja praeguseks, kui ma õigesti mäletan, siis surmade arv on tõusnud kuskil 30 millegini. Nüüd, mis asja juures suur probleem on see, et kuna nimetame siis neid väikesed tegelased jooksid päris kiiresti, uurisid, milles asi võib olla ja see info oli juba augustis meil olemas, kuna meie juba seda kirjutasime ka edasi. Siis suured tegelased, nimetame siis neid nii, on sellised kohad nagu CDC USA-s, see on siis haiguste kontrolli ja ennetamise keskus tõlkes. Ja teine on siis FDA ehk siis toidu ja ravimi administratsioon ehk siis midagi Terviseameti sarnast või siis ongi Terviseamet USA-s. Nemad nüüd tegid selles suhtes selle vea,
hea uudis on, et sellest hakati kohe rääkima, et sellised asjad juhtuvad, see pööras nagu paljude tähelepanu ja sai edasi uurida, milles asi võib olla. Kehv uudis on see, et uudiste pealkirjad ütlesid ka Eestis, et veipimine nõudis esimese ohvri, veipimine nõudis juba 8. ohvri, aga jama on selles, et see asi pandi kõik ühte potti. Ehk siis veipimine oligi nagu selle asja süüdlane, kuigi tegelikult otseselt veipimisega mingisugust pistmist ei olnud traditsioonilise veipimisega, kus me tarvitame siis e-vedelikku, mis on propüleenglükool, taimne glütseriin, nikotiin ja maitseained. Et need on ju, Euroopas ei ole ühtegi sellist juhtumit, kuna meil on vedelikud väga range kontrolli all ilusti reguleeritud. Ja jama on selles, et see asi tembeldati kõik ühte potti. Et see on sama nagu öelda, et söömine põhjustas esimesed surmad, kuigi tegelikult oli tegemist mingisuguse salmonella puhanguga, söödi teatud kuskilt kohast tulnud mingit kana või muna, aga ei öelda, et vot sealt tulnud kana või muna on probleem, vaid söömine üldiselt on probleem. Et see on nüüd see sama võrdlus, mis on toimunud. Teine oluline asi on selle asja juures see, et kõik inimesed, kaasa arvatud, alustades suitsetajatest, alustades veipijatest, kelle jaoks on see väga oluline informatsioon, paljud veipijad kindlasti on lõpetanud veipimise, läinud tagasi suitsule, kuna seda serveeriti niimoodi, et kui sa suitsu pärast võib-olla sured mitmekümne aasta pärast, siis veipimisega sa võid paari aasta pärast surra. Et paljud võib-olla läksid tagasi suitsule, kui mõni jättis täiesti maha, siis on see uudis, ainukene võimalus on siis, et see uudis on nagu õigesse auku. Teine probleem on see, et praegused suitsetajad, kes on mõelnud kunagi, et äkki ma prooviksin, sest ma kuulen, et see on ohutum alternatiiv suitsetamisele. Et äkki ma proovin siis seda ohutumat alternatiivi, loeb nüüd uudist ja vaatab, et ma parem suitsetan edasi. Ja me räägime taaskord, mitte see, et inimene ei saa, mahajätmise võimalusi on ju palju, aga on inimesi, kes ei suuda maha jätta ja neile oleks oluliselt parem tarbida ohutumata alternatiivi. Kolmas probleem hästi suur on see, et neid uudiseid loevad ka inimesed, kes seadusandlusega tegelevad. Ja see on väga suur probleem. Ametkonnad, ministeeriumid, ministrid, Riigikogu liikmed ja kõik sellised inimesed loevad samamoodi neid uudiseid, kuna loomulikult keegi ei jõua süveneda nii palju asjasse kui näiteks meie, siis loetakse neid, ma loodan, et sealt artikleid kõike loetakse, aga loetakse, piltlikult ütleme, et loetakse pealkirju ja kujundatakse siis endale arusaam veipimisest kui eriti ohtlikust asjast. Ja see paneb kindlasti päris paljudel rattad käima, et äkki peaks keelama alustades maitsetest, Eestis on juba hõissa nii-öelda, Eestis on juba see ammu tehtud, aga USAs on väga suur probleem see, et plaanitakse ja mõned osariigid juba on keelanud maitse-teevedelikes, seal on samasugune probleem nagu Eestis, juba inimesed räägivad sellest, kuidas see kõik läheb mustale turule, aga probleem on see, et mustalt turult oli ju see probleemi tekitaja tulnud üldse. Ehk siis, väga palju asju on jäetud rääkimata ja sellepärast kannatavad veipijad, kannatavad suitsetajad, kannatavad kõik inimesed, kes on kuidagi moodi selle asjaga seotud. Vaatan praegu siis FDA ja CDC lehti ja õnneks on siin juba uuemat infot. Aga praegu me räägime sellegi poolest ajast, mis on vahepeal olnud, kus ei ole seda räägitud. Ma panen need lingid ja asjad ka selle video alla, kust ma seda infot võtan. Te saate seda kõike ise üle ka vaadata. Et praeguseks on siis uuendus, veipimise haiguste uuendus ja et FDA ütleb, et ärge kasutage THC sisaldavaid tooteid või ükskõik missuguseid, mis on siis tänavalt ostetud ehk mustalt turult.
Hea uudis üks on ka see, et 2 venda, kes olid seotud selle tootmisega, on arreteeritud USA-s ja kätte saadud, et seal need kogused olid ikkagi tohutult suured, mis turule on läinud. Jah, siin on ikkagi, et enamus on, ja veel kord info siis õigsuse või kuidas nüüd lugeda seda infot ja statistikat, et kui öeldi mingisugune arv neid juhtumeid, siis küsiti ka inimestelt loomulikult, et mida sa tarbisid. Valdav enamus, kas 90% ütlesid, et see on see THC ehk siis selle õlibaasil vedelik. Ja osa ütles, et see oli tavaline veipimine, aga seal oli ka kirjas tegelikult infona juures, et see üks osa sellest, kes ütlesid, et tavaline e-vedelik või veipimine oli selle põhjustajaks, olid ka alaealised, kes ei julgenud kindlasti öeldagi, et nad on veipinud mingit kanepi asja. Õnneks on seda infot nüüd jagatud ja uuendatud, aga probleem on endiselt sama. Et probleem on selles, et möödas on nüüd juba kohe 3 kuud sellest, kui see asi algas ja 3 kuud on tambitud seda ühte sama rauda, et e-vedelik ja veipimine on nõudnud esimesed ohvrid. Ei ole. Teeme selle päris selgeks, et ei ole see asi veipimisest. Tegemist on mustal turul müüdud ja toodetud ka THC kapslitega, mis olid õlibaasil E-vitamiini õli oli seal ka sees, et see on see, mis on põhjustanud selle kopsuhäda ja sealt edasi siis muud probleemid ja kahjuks ka surmad. Ma panen selle info kõik siia alla ja lingid saate sealt ise juurde lugeda, aga oluline on teada, et Eestis poodides ei müüda ühtegi sellist vedelikku, mis oleks kuidagi õlibaasil või õliga seotud või selliseid toimeid esile tooks, nagu juhtus Ühendriikides. Euroopa Liidus on vedelikud siiski reguleeritud, läbinud vastavad kontrollid ja loomulikult meie enda teadmised on ka siin väga olulised, et me iial ei müüks õli veipimiseks kõlbava vedeliku pähe. Et siinkohal, kui sul on küsimusi, mine küsi e-sigareti poest juurde ja meie kauplustest Eestis julgelt võid osta e-vedelikke. Ja räägi oma suitsetavatele ja sõpradele ja võib-olla tead kedagi, kes on maha visanud selle ja läinud tagasi suitsule. Patsuta õlale sellele, kes üldse maha jättis. Ja kui sul on lähedasi, kes sinu pärast muretsevad, et sa veibid, siis see info on sulle teadmiseks. Rohkem ei olegi midagi, et pikk video, aga infot sai öeldud ainult väike jupikene, et tegelikult on ju seda oluliselt rohkem. Aga hoidke end, rääkige oma lähedastele, mida te teada saite, nendele, kes muretsevad. Ja loomulikult siis, et olla kindel, ära osta mustalt turult. Tšau!